Minu nimi on Maria, töötan vandeadvokaadina vaidluste lahendamise tiimis Ellex Raidla advokaadibüroos ja praeguseks on mul juba staaži, ma arvan, ligikaudu 7 aastat. Mitte küll kõik Eestis ja mitte ka ainult Ellex Raidlas, aga õigusalal. Mina olen Martin, ka vandeadvokaat ja ka kohtuvaidleja. Ja kuna juuratööga hakkasin tutvust tegema ülikooli ajal juba, et siis praeguseks seda staaži võib seal umbes 9 aasta paiku olla. Mina olen Marilyn, olen töötanud 3 aastat tehingute valdkonnas. Advokaadibüroosse tulevad tavaliselt vist inimesed juristina, sina tulid juristina? Juristina. Tulid juristina. Et see sammu jada käib põhimõtteliselt, tuled ülikoolist, oled omandanud oma õigushariduse, saad kutsuda ennast juristiks, aga selleks, et saada siis advokaadiks, peab Eestis astuma advokatuuri liikmeks, see eeldab eksami tegemist ja siis stažeerima vähemalt 3 aastat siis advokaadina, pärast mida on võimalik teha siis vandeadvokaadi eksam. Ja siis oled sa juba täieõiguslik advokatuuri liige kõikide õiguste ja kohustustega ehk vandeadvokaat. Aga suures plaanis ütleme neid advokaate, kes toimetavad nagu eraõigusega või tsiviilvaldkonnaga, on 2 liiki. Ühed on need, kes on tehinguadvokaadid, nagu ma olin, ja siis need, kes on kohtuadvokaadid, nagu meie. Ehk et eeldus ei ole alati see, et advokaat on see, kes käib kohvriga kohtus, vaid on ka neid, kes toimetavad suurte omandamiste ülevõtmistega, ettevõtete ühinemistega, kinnisvara objektide rendile andmistega, kõige muu sellisega. Ja ehk siis kõik dokumentatsioon, lepingud, kõik korporatiivotsused, kõik. Ja tegelikult need sektorid, milles me töötame, on veel, ma arvan, eripalgelisemad, sest et on tehingud ja on vaidlused, aga neid vaidluseid võib olla energeetika, panganduse, finants, tööõigus, mis meil on veel keskkonnaõigus, intellektuaalomandid, just andmekaitse, startupid, tänapäeval ka väga selline uus ala, milles lausa on vaja spetsialiseeruda, et lihtsalt tehing ja kohtuvaidlused on võib-olla rohkem töö sisu ja siis need valdkonnad lähevad veelgi eraldi. Täpselt. Ja meil on vist kokku me just natukene arutasime, oli veel ligi 60 juristi advokaati, ehk siis meie ettevõte siis esindab väga mitmetes erinevates valdkondades oma kliente, mis annab siis võimaluse ka spetsialiseeruda inimestel väga erinevatele valdkondadele. Aga ja meie peamiseks ülesandeks on siis igasugust liiki dokumentide kirjutamine, igasugused lepingud, nagu ma ütlesin varem ka korporatiivdokumendid, et see on meie siis nii-öelda peamine ülesanne. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda ise tööle tulin, siis ülemus rääkis mulle kohe šaadest ja spaadest. Minu esimene reaktsioon oli nii, Google lahti ja vaatame, mis need siis tähendavad. Ega ma julgen kohe öeldagi, et ma ju ei tea neid, et ülikoolis seda niivõrd palju ei õpetata. Avalda siis, mis on šaad ja spaad? No osalike lepingud ja osa ja aktsiate müügilepingud. Ehk teame, valdav osa tööst on sellised, kus parim sõber on klaviatuur, kuvar ja hiir. Ja siis see, kui palju sa suudad enda haljuelusse sisse panna, siis moodustab selle, millise produkti sa sealt välja saab. Ja ütleme, kui Marilyn siin tegeleb valdavalt tehingute ja lepingutega, siis meie valdavalt tegeleme menetlusdokumentidega, nii siis vastaspoole menetlusdokumentide lugemisega, kuigi siis enda esindatava nimelt menetlusdokumentide ettevalmistamisega. Ja see kirjutamise töö on üks osa, aga reeglina see on juba siis see osa, mis toimub pärast seda, kui eelnevalt on läbi loetud kogu selle asjaga seonduv taustamaterjal, uuritud selle valdkonna kohtupraktikat, viidud ennast kurssi tõendite kõige muude asjadega ja siis tekib selle pinnalt mingisugune arusaam sellest, et milline võiks siis see menetlusdokumendi näol produkt tekkida. Ja kui see ettekujutus on tekkinud, siis omakorda veel saab seda kooskõlastada ja põrgatada läbi kliendiga. Selle jaoks, et siis see positsioon ja liin, mida antakse lõpuks ka kliendi huve teeniks. Aga kui kõik see on tehtud, reeglina umbes 2-3 korda põrgatades vastaspoole vahel erinevaid dokumente, siis päädib see asi kohtuistungiga.
mis on mõnes mõttes siuke nagu kohtuadvokaadi pidupäev, kus saab siis kinganinad läikema lüüa ja kohtule enda positsiooni ette kandma minna. Ja istungeid ülemäära palju ei toimu, selles mõttes, et iga päev istungil käimist ei ole, aga kord nädala või 2 jooksul võib seda ette tulla küll. Et võib-olla siis kokkuvõttes ongi, et meie töö tegelikult on ju ainult klientide teenindamine, et meie töö saab alguses sellest, et kellelgi on õiguslik mure, pöördub advokaadibüroo poole, soovib oma õiguslikule murele lahendust. Ja tavaliselt eks see algabki sellega, et kas klient saadab meile mingisugused materjalid, dokumendid, helistab meile, soovib meiega kokku saada, siis tähendab, et saame siis kliendiga esmakordselt kokku siin samas kuskil selle nõupidamiste saalis ja arutame selle probleemi läbi. Püüame aru saada, missuguse valdkonna õigusliku probleemiga või et kas üldse on tegemist, vahel ei olegi õiguslik probleem. Ja püüame saada sellise esmase arusaama siis, mis õiguslik probleem on tõusetunud. Ja pärast seda, eks see ongi rohkem selline töö, mida võib-olla Martin kirjeldas, et me lähme siis oma arvuti taha, võtame lahti kõik seadused Riigi Teatajast, mis meile tunduvad asjakohased, loeme palju kohtupraktikat, et tegelikult advokaadi töö on ikkagi õiguslik analüüs ja püüame leida siis lahenduse ja see lahendus ka kohtuadvokaatide puhul ei pea alati olema muidugi kohtusse minek, et eks me püüame hästi palju erinevaid teisi viise, et kirjutame nõudekirju ja püüame läbi rääkida siis vastaspoolega, et see kohtusse minek on muidugi selline pigem võib-olla viimane õiguslik vahend, kuidas siis oma kliendi murele lahendus leida. Aga jah, tõepoolest, et hästi palju on ikkagi arvuti ees istumist, hästi palju on klientidega suhtlus, kohtutega suhtlust, vastaspooltega suhtlust ja pigem ma ütleks ka, et tegemist on sellise e-kirja teel tegevusega, et selliseid võib-olla telefonikonverentse on vähem, aga samas kuna minu kliendid hästi paljud on just välismaalased, siis välisklientidega on just ka pigem selliseid telefonikonverentse, niiviisi, ikka nädalas paar korda kohtub kliendiga, ülejäänud aja veedad oma toas. M&A tehingute raames ongi, et mis see töö tulem on peamiselt siis, et kas tehing toimub, loodetavasti toimub, mõnikord jääb ka tehing toimumata. Et ma arvan, et see on meie suurim tulem sellest. Kohtuasjade puhul ilmselt on see natuke lihtsam või mõõdetavam, et see töö tulem on reeglina kohtulahend, loodetavasti kliendile positiivne ja siis omakorda siis järgmine samm peaks olema selle kohtulahendi alusel millegi soovitu saamine siis kliendi poolt. Et kui niimoodi läheb, tõsi, see võib vahel võtta aasta, 2 või 3 aega, aga kui see sinnamaani jõuab, siis eelduslikult on klient rahul ja meie oma töö hästi ära teinud. See loomulikult ei tähenda, et klient tuleks meie poole murega ja siis me 3 aasta pärast alles esimest korda pöördume kliendi poole, et näed, siin on teie kohtulahend. Et tegelikkuses advokaaditöö eeldab väga palju siis pidevat suhtlust ja aruandlust kliendiga, et alati klientidele enne kui mingi uus menetlusdokument või mingi uus strateegia tuleb asjas arutusele, et siis tuleb seda kindlasti kliendiga arutada ja kliendil sõna on alati lõppsõna. Et jah, et võib-olla, et see lõplik avalikkusele nähtav on kindlasti kohtuotsus, sest kohtuotsused on Eestis avalikud ja neid võib ju igaüks lugeda, kui need parasjagu kuskilt ette jäävad, aga jah, et selline kirjalik dokumentide hulk, mida siis ühes kohtuvaidluses võidakse siis koostada, on ju tegelikult väga suur. Mingite puhkudel tõesti on see olukord, kus nii-öelda kohtulahend, mis ta võib nagu lihtsalt sellise klienditöö ajamise raames saavutada, omab ka laiemat mõju, kui see on mingisugune selline teema, mis puudutab väga paljusid inimesi või mille osas see saadav lahend muudab senist kohtupraktikat ja lähenemist. Et alates siis mingitest sellistest igapäevastest olmelistest küsimustest, mis puudutab parkimist, kuni siis selliste nagu suuremate ja riigi ülesehitusega seonduvate küsimusteni, mis puudutab siis riigi mingisugust halduskorraldust. Ehk et jah, et selles mõttes lisaks sellisele kliendi tööle võib sellel tööl
olla ka laiem ühiskondlik mõju ja mõju siis nendele inimestele, kes võib-olla kitsalt selle vaidlusega seotud ei olegi. Et kohtuvaidluste puhul, kui me räägime nüüd täiesti tsiviilkohtumenetlusest või halduskohtumenetlusest, pigem võib-olla tsiviilkohtumenetlus, et seal on väga ettearvamatu, kui pikad need kohtumenetlused võivad olla, et kas statistika võib-olla on niisugune 1,5–2 aastat, aga võib minna väga pikalt. Minul on ka üks kaasus jätkuvalt käes, mis on 10 aastat olnud juba meie büroos. Et seda ei saa kunagi ette teada, aga loomulikult läheb vahel ka väga hästi, et piisab väikesest nõudekirjast teisele poolele ja ongi probleem lahendatud või lihtsalt natukene õigusliku olukorra selgitamisest. Et need tööde pikkused on või siis ajas on väga erinevad. Jah, aga 10 aastat on ikkagi erand. Ehk et ka statistilises mõttes, võib-olla see alati ei pruugi meie büroos niimoodi olla, aga vähemalt statistilises mõttes ja ka nii-öelda siis see eesmärk, mis on kohtuasjadele seatud, on umbes ühes astmes 100 päevaga kaust kinni saada ja asi lahendatud. Et tehingute tegemisel on täpselt samamoodi, et on suuremad tehingud, väiksemad, et siis sellest sõltub ka see ajavahemik, et eks ikka tehingu tingimuste läbirääkimine, auditi tegemine, et need kõik võtavad oma aja. Jah, et eks meiegi taust on hästi erinev, näiteks kuna mina teen väga spetsiifiliselt vahekohtumenetlust, mida Eestis ei olegi ülikoolis võimalik õppida, siis mina olen õppinud seda magistrantuuris hoopis Stockholmi ülikoolis, et need, ma ei tea, kas need ei oleks, me ei saa öelda just, et meil oleks konkreetseid nõudmisi välja arvatud muidugi magistrikraad õigusteaduses, kui sa tahad saada advokaadiks, aga kõik need täiendkoolitused tulevadki täpselt selle vaidluse pinnalt, et mis sul konkreetselt on käes, et hästi palju tuleb muidugi lugeda juurde ise, aga samas ka meie ettevõte on võtnud tegelikult eesmärgiks, et me saame ettevõtte siseselt teha hästi palju koolitusi, mis siis katavad ära meie koolitusnõuded, advokatuuriseadusest tulenevad koolitusnõuded. Nii et selles suhtes on võimalik neid koolitusi vist läbida väga erinevatel erialadel, ma arvan, et või sellistes valdkondades, et meil on kindlasti väga erinevad asjad, et ma kujutan, et Martin teeb palju riigihanke koolitusi, kui ta just ise neid ei koolita nendel teemadel, ja ma ei teagi, kuidas teil tehingutes on. Et tehingutes on ka, et ma paneks ütleks kõigile, kes on alles tulijad, et ärge karke, tulge, õpitakse koha peal, et see on arusaadav, et ülikoolis ei suudeta seda kõike õpetada teile, et tulge ja koha peale ja koos õpime, et keegi ei eeldagi, et kohe algselt on teadmised olemas, et see on ilmselt tõsist, ütleme, ilmselt värskelt ülikoolist tulnuna nagu kohtuliini ajada on kuidagi nagu loomupärasem, sest see on selline klassikalisem kohtutöö. Tehingutöö on ilmselt nagu värskelt ülikoolidest tulnud ja kuidagi täiesti võõras maailm ja siis hakkabki täpselt see nagu saade ja spaade õppimine. Täpselt. Mis ongi okei ja kuidas asi peabki käima, aga vahet pole isegi millises etapis see protsess toimub. Ma mäletan, mul kunagi ülikoolis üks õppejõud ütles, minu arust juba hästi ütles, et ennast tuleb juristiks lugeda, milles on oma iva sees selles mõttes, et mida rohkem sa loed, ükskõik milliseid materjali, siis kas siis tehinguga seonduvaid, varasemate kohtuasjadega seonduvaid, praeguse kohtuasjaga seonduvaid, seda siis laiemaks muutub see teadmiste baas, mille pinnalt siis enda tööd teha. Ja seda lugemise osatähtsust ei saa selles mõttes alahinnata, et ilmselt kellel on nagu lugemisega ja lugemiseks vaja mineva püsivusega natukene probleemi, siis on võib-olla natukene keeruline seda tööd teha. Tööle kandideerimisel on keelteoskus väga oluline, et see on vist tavapärane, et inglise keelt valdavad Eesti magistraadid kõik ja see on tegelikult, ma ei saa öelda, et see meil kuidagi nõue oleks, aga inglise keeleta tegelikult hakkama ei saa, sest et kliendid on siiski ka väliskliendid. Mida väga otsitakse on just pigem vene keele oskus, mida võib-olla noorematel kolleegidel enam ei ole. Ja võib-olla õiguse eripärast tulenevalt, et see meil selline saksa õiguse päraselt siis pärane, et siis kindlasti saksa keel aitab kaasa, aga tegelikult käib meil väga tihti kontoris selline e-kirjade saatmine, et nii, kas keegi soome keelt oskab, kas keegi oskab hispaania keelt või prantsuse keelt, et tegelikult neid erinevaid keeli, mis võib vahel ette tulla,
on ikka loetlematult palju, nii et keelteoskus rohkem kui ühe keele valdamine oleks kindlasti suur boonus. Selles mõttes on õigus jah, et inglise keele näol ei ole tegemist võõrkeele oskusega, see on võõrkeele eeldus. Ja vene keel on see, mis on nagu tikutulega taga otsitud, ehk et kes vähegi emakeelena räägib vene keelt, sellel on ei selge tulevik. Et ma tunnen ka, et mul kuskil pool suhtlusest, ma arvan, et on inglise keeles, et see on nagu täiesti paratamatu. Aga vene keelt ise tunnen ka, et võiks osata, et kindlasti läheks vaja. Meie valdkonnas on vist ainukene vanusepiirang, mis me lugesime välja, on, et enne 24. eluaastat ei saa sinust saada vandeadvokaati. Nii et nooruse piirang on meil olemas, vanuse piirangut meil nii väga ei ole, et ehkki mina isiklikult ei tea, et meie advokaadibüroos oleks inimesi, kes oleks varasemalt töötanud mingil muul erialal, tean ma küll, et meil on inimesi, kellel on mitmeid erinevaid kõrgharidusi, ehk siis nad on teinud kas mingisuguse, meil on vist saksa filoloogia, inglise filoloogia, kes on hiljem õppinud advokaatideks või õigusteadust ja siis saanud advokaatideks. Nii et sellist vanuselist piirangut ma otseselt ei näe. Ma arvan, et oodatud on kõik meie büroosse, et vahet pole vanuse numbrist. Ja ma arvan, et eriala mõttes ka see, kui on mingisugune varasem taust mingist muust erialast, on selles mõttes nagu isegi hea, et tekitab mingisuguse reaalsema tunnetuse sellest, mis toimub väljaspool juuramaailma, sest et juristidel vahel kipub olema see teema, et nad kuidagi nagu kapselduvad enda sellisesse nagu fiktiivsesse normimaailma liiga ära ja tunnetus sellest, et kuidas see normimaailm suhestub nii-öelda päris maailmaga ja sellega, kuidas inimesed sellest normimaailmast aru saavad, võib jääda natukene häguseks, ehk et kui inimene tuleb mingist teisest tausast ja toob sellega kaasa enda sellise muu elukogemuse ja samal ajal ajab väga hästi ka enda seda juuratööd, siis kindlasti ei ole see selline kombo, mis saaks kuidagi halb olla või taunitud olla. Kodukontor on meie büroos väga teretulnud, et ma arvan, et ikka inimesed kasutavad seda, et kui vajatakse mingit vaikust, et selle tõttu ilmselt meie büroos ei saaks väga toimida avatud kontor ka, et ikkagist inimesed omavahel grupisiseselt kõik suhtlemised, telefonikõned klientidega, et ma seda ei näe jah, et oleks avatud kontor. Seda avatud kontori formaati on ju siin mõnes büroos proovitud ja selline alguse entusiasm on suhteliselt kiiresti hääbunud. Ehk see vist kipub olema natukene selline töö, kus sa nagu pead mattuma nendesse asjadesse ja enda mõtetesse ja seda teha niimoodi, et sul on taustal müra, on võrdlemisi keeruline. Aga see, mis puudutab kodukontorit, iseenesest õige, et kodukontor on võimalik, aga nii-öelda väljaspool bürood töö tegemise puhul, erialast tulenevalt me peame arvestama seda, et see, mida me teada saame seda tööd tehes ja milliseid materjale meie kätte satuvad seda tööd tehes, nii-öelda peavad jääma eelkõige meie enda lauba alla ja selle nagu kontori piiresse. Ehk et nii-öelda väljaspool bürood töötades seda tööst tingitud konfidentsiaalsusnõuet tuleb ikkagi järgida. Mis tähendab seda, et ilmselt päris nagu pargipingi peal avatud kaustadega ja kõrval istuvate prouadega seal nagu koos asju lahendada võimalik ei ole. Et see töö selles mõttes peab toimuma ikkagi suletud keskkonnas, et võõras pilk nendele materjalidele peale ei tohiks sattuda. Et võib-olla selle kodukontoriga seoses on siis meil võimaldatakse kasutada laptop'e, millel on siis need VPN lahendused, ehk siis sa saad tegelikult olla oma töö arvutis samal ajal, kui sa oled kodus, aga kodukontori lisaks on meil võib-olla pigem selline paindlikum tööaeg, et eks iga advokaat teab täpselt, kui palju tal sellel päeval kohtumisi on, kus ta peab olema, mis kellaajal ta tööd teeb, et selles suhtes meil ei ole niiviisi, et kõik kell 8:30 peaksid tööl olema ja kell 17:30 me siin lahkume. Et pigem on ikka nii, et laekutakse kuskil 9-10 ajal ja võib-olla need õhtutunnid vahel venivad õite pikaks, kui järgmisel päeval on mingisugune istung ees ja milleks on vaja ette valmistuda, et see advokaadi töö nõuab tegelikult vahepeal ka sellist ajalist eneseohverdust, et alati ei saa kell 17:30 siit ära minna, kui on 8:30 kontorisse jõutud,
et sellega tuleks kindlasti arvestada, aga jah, et eks need kodukontori, mina näen näiteks kodukontori plussina just see, et eelkõige täiesti rahus ja vaikuses ja kodus tööd teha, et see on muidugi pigem pluss, aga kuna me töö ongi tegelikult üsna individuaalne, kui sul just ei ole mingisuguseid kohtumisi ette planeeritud, siis see töö iseloom tegelikult võimaldab seda kodukontorit. Ehk et kuna see töö on ju hästi kergesti mõõdetav, vahet pole kas siis mingisuguse lepingu või menetlusdokumendi või muu produkti näol, nii siis nagu füüsiliselt kui ka ajaliselt, siis iseenesest loota, et nagu kodukontori näol saab viilida, ilmselt ei tasu. Aga see võimalus on hästi tore, sellepärast, et ma eelmine suvi ise ka kasutasin seda selliselt, et päris puhkust ei saanud võtta, aga viskasin läpaka seljakoti selga, istusin ratta peal, sõitsin Balti jaama, läksin rongiga Viljandisse, võtsin Viljandis endale ühe järve ääres Airbnb korteri ja tegin sealt nädal aega tööd ja toimis väga hästi. Sain nagu piisavalt palju kosutust ja vaheldust ja samas sai ka kõik tööasjad ära tehtud, et nende kahe asja ühitamine on igati võimalik. Tehingute nii-öelda rühmas enamik töö käib siis koos ülemusega ja kindlasti vahepeal on ka suuremad grupid, et võib grupp olla ka 10, kui on mingi suuremat sorti tehing ja näiteks on vaja audit läbi viia. Et see sõltub jällegist igast konkreetsest asjast, aga suhtlust on ikka omavahel päris palju, et ma mõtlen just isegi sel määral, et meil on büroos inimesed, kes on seaduseid kirjutanud ja eks ikka käid seal ja küsid, et mis siin ikka mõeldud on ja et ma arvan, et suhtlus on väga oluline meie büroos. Kohtuasjade puhul ka eeldus on see, et kohtuasju ajavad 2 inimest tandemis. Ja vajaduse korral, kui see kohtuasi hõlmab endas väga palju erinevaid nüansse, võib see esindajate hulk olla suurem, aga isegi kui paberil alla kirjutanuid ongi siis 2 või 3, siis see on selles mõttes nagu see suure büroo eelis, mida saab alati kasutada, et kui on mingisugune küsimus, mille osas on teada, et kellegi teisel on selline spetsiifilisem teadmine, et siis saab alati ta kabinetti uksele koputada ja ütelda, et kuule, et aita natukene sellega järje peale. Ja keegi vist kunagi sellise nagu abi andmisest ära ei ütle. Et see vahel tuleb ette, vahel on vajalik sellepärast, et valdkond on mega lai ja kõike üks inimene niikuinii üksinda teada ei saa ja ei jõua. Et vahekohtumenetluse asjades, mis on siis sellised spetsiifilised vaidluste lahendamise viisid, milles siis pooled võivad eraviisiliselt kokku leppida, on vaidlused tavapäraselt võib-olla isegi suuremad või nad on hästi mastaapsed võrreldes kohtuvaidlustega. Ja seal on meie tiim ikka 4-5 inimest, et see põhimõtteliselt algabki nii, et saame ühe vaidluse sisse, siis vaatame, komplekteerime täpselt sellise tiimi, mis eeldab tavaliselt paari siis vähemalt kohtuvaidluste isikut, mõni noorem kolleeg, kes aitaks tõendite kokkupanemisega ja siis kindlasti need spetsiifilised näiteks energeetika või finantsvaldkonnad, et oleks ka need esindatud, et sellistel puhkudel on hästi palju just sellist meeskonnatööd, mis ka meil on isegi olnud sellised, kus me iganädalaselt oleme kokku leppinud ettevõtte sisese või ütleme siis büroo sisese meeskonna kokku saamise, et me iga nädalaselt tund aega näiteks räägime täpselt, et kuidas see edasiminek on olnud, et jah, et seda meeskonnatööd on palju ja et tuleb ikka sellega ka arvestada, et teiste inimestega tuleb väga hästi läbi saada. Isikuomaduste seisukohast, eks advokaadiks olemine eeldab ikka hästi palju sellist analüüsivõimet ja oskust ja pingetaluvust. Mis meil veel on, eks natuke on sellist näitlejaskilli ka vaja või vähemalt esinemisarmastust, et esineda tuleb ja saab ja peab. Kus see sõltub isegi, et võib-olla kohtadõkut on rohkem, aga tehingu inimestel see ju ei ole nagu eeldust. Ma rääkisingi ise. Et ära ehmatage, et esinemist tehingut omas. Õigusliku auditi tegijana võib väga hästi saada hakkama siis, kui kõige parem ja turvalisem keskkond ongi enda kabinet. Täpselt. Ja kõige parem siuke suhtlemine on enda kolleegiga. Jah, et võib-olla see traditsiooniline kõneosavus on jah, siis võib-olla selline kohtu advokaatidele omane ja
tehingutes tõesti ju, ega te suuri kõnesid ei pea, aga läbirääkimisi tuleb pidada, et selles suhtes, et selline detailsus ja täpsus kindlasti töös on. Ma arvan, et mõlemas valdkonnas olulised. Ma arvan, kõige parema aimduse annaks praktikale tulemine, et see annab päris hea ülevaate, et kas see valdkond sobib sulle või näiteks kui tehingud ei meeldi, proovid kohtuvaidlusi, et ma arvan, et praktika oleks väga teretulnud. Ja selles mõttes tegelikult tasub üritada ainult advokaadibüroo praktikaga, et hea on omandada praktikat kohtus, prokuratuuris ja õiguskantsleri juures ükskõik kus mujal. Sest et isegi kui lõpuks inimene maandub advokaadibüroos, siis tema taust ja silmaring on selle võrra palju lihtsalt laiem, mida rohkem on ta varasemalt praktikatel käinud. Ehk et iga killukene annab mingisuguse uue teadmise juurde. Mina ka pean nõustuma, et tasub hästi palju praktikatel käia just juba ülikooli ajas, et mitte siis, kui ma olen ülikooli lõpetanud, et siis ma nüüd otsustan, nüüd ma lähen tööle. Et tõepoolest asjad ei või sobida.